Tallinna kesklinn on kiire ja tormaka eluga. Igal aastal ehitatakse siia järjest uusi kaubanduskeskuseid ja ärihooneid. Inimesi tuleb juurde ja autode müra läheb aina tugevamaks. Kesklinnas on ka palju elanikke, kelle jaoks on kesklinn kodu. Igal päeval soovib tasakesi palju inimesi, et nende linnaosa oleks kodusem, rahulikum, rohelisem, turvalisem. Selline koht, kus lapsed võiksid murul paljajalu joosta ja linnud loomad rahulikult elada. 1. oktoobrikuu sügisööl otsustasid kastanipuud ise midagi ette võtta. Järgmisel päeval tõusis kõva tuul ja nad lasid kõigil oma kastanimunadel maha kukkuda. Kastanitest moodustusid kastanimehikesed ja kastaniloomad. Oma teekonna alguses leidsid nad katkiseid ja augulised teed. Kiiresti paigaldati liiklusmärk, ämblik hakkas töödejuhatajaks ning vend Siil tassis asfaldi tükikesi juurde. Tänav sai kiiresti korda. Edaspidi voolas kõik vesi kraavi ja ei pritsinud enam kedagi, kui lompi astuti. Et inimesed vähem autodega sõidaks, tegid loomad ühe seisva trammi korda. Põder organiseeris värvi, Siil remontis rattad ja lehmast tehti trammijuht. Lehm mahtus kabiini alles siis, kui oli piima ära andnud. Nüüd on lehmal 2 tööd, piima anda ja trammi juhtida. Nüüd, kus enam autosid nii palju vaja ei olnud, kaeti suured tänavad muruga, ilusa rohelise muruga, mida Siilid kärmelt kokku tassisid. Täitis Leenu koos sõpradega kõik mustad tänavalaigud, mida enam vaja ei läinud. Kui vaid trammijuht lehm tehaks, kus nii mõnus ja mahlane rohi kasvab. Samal ajal oli hobune Siili, ämbliku ja teistega kohale tassinud vildikad ning nad tegid koledale pumbamaja seinale graffiti. Hobune oli aga nii rõõmus, et oleks kogemata oma sabaga ämbliku minema pühkinud. Tõstja ja härra Suusk, kes on vanad ja tublid sportlased, avasid mere ääre, lükkasid põõsad 2 lehte ning viisid prahihunnikud minema. Edaspidi võivad kõik siia puhkama tulla ning õues olevas jõusaalis hantleid ja kange tõsta. Krabi kangepoiss aga tegi sõpradega bussipeatusesse pingi asemele kiige. Nii on palju mõnusam bussi oodata, jalgu kõigutada ja viisi juppi ümiseda. Siil tegi esimese proovikiikumise ja see oli tõesti vahva. Loomad tahtsid, et kõik muud kohad Eestimaal oleks samuti kodusemad ja kuna Riigikogu suur ja roosa maja, armas nagu põssa, asus Toompea mäe otsas, siis otsustati sinna ette oma sõnumit selgitama minna. Paljud tähtsad mehed ja naised tulid välja ning lubasid kindlasti selle kõigega tegeleda. Ja kui kastanimehed pole idanema läinud ja neist uusi kastanipuid pole kasvama hakanud, siis nad tegutsevad veel kuskil meie linnas edasi. Hoidke silmad lahti.